Räägime korraks trendidest. Ülipõnev teema, mida ma olen hakanud viimasel ajal kuidagi suurema huviga vaatlema, mitte jälgima, vaatlema. Ja mida ma tegelikult innustan sind ka natuke teadlikumalt vaatlema, sellepärast et kui sa oled nüüd üks nendest, kes on pidevalt meelitatud uutesse trendidesse ja kes pidevalt püüab muudkui kohaneda mingisuguse uue algoritmi või mingisuguse uue turundus- või müügistrateegiaga või siis kes pidevalt vahetab valdkonda vastavalt sellele, mis siis on muutumas trendikaks, siis väga võimalik, et sa muud ei tee, kui lihtsalt saboteerid ennast kogu aeg ja muuhulgas võtad endalt ära ka võimaluse midagi püsivat ja kestvat üles ehitada. Nüüd üks asi, mida ma olen märganud, on see, et trendid nii moes, äris, turunduses, tehnoloogias muutuvad lühemaks. No ma usun, et sa oled ise seda märganud, et sisuliselt iga paari kuu tagant meil on mingisugune Insta algoritm on muutunud või ma ei tea, Face'i algoritm on muutunud või mis iganes ja nüüd sa pead raudselt õppima, kuidas uue algoritmiga kohaneda ja siis sa pead kogu oma mingisuguse turundusstrateegia, postitamisstrateegia selle kõik ümber tegema. Enne olid postitused populaarsed, siis tulid riilid, nüüd enam riilid ei ole populaarsed, nüüd tahavad kõik karusselle ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, on ju. Lisaks sellele ma olen täiesti kindel, et sa oled kuulnud erinevaid trende selle kohta, et kuidas sa peaksid oma pakkumised üles ehitama, noh tead küll, alati peab olema 3 pakkumist ja see kõige soodsam asi ja siis see sihuke keskmine pakkumine, mida kõik ostavad ja siis mingi hästi kallis pakkumine, mis aitab inimestel asjad perspektiivi panna. Ja et kuidas siis nagu veel manipuleerida inimestega ja kuidas sa peaksid üles ehitama mingisuguse presentatsiooni või kuidas sa peaksid oma sõnumit õigesti edastama või mis siis nüüd inimestele peale läheb või mis on juba eilne päev ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk siis meil on trendid, meil on selles vallas trendid ja samamoodi meil on täna nüüd igasugused tehnoloogilised trendid on ju, AI on andnud võimaluse muuta need ka palju lühiajalisemaks kui kunagi varem on ju. Trendikas programm, trendikas viis, selline näeb välja trendikas koduleht, selline näeb välja trendikas müügifunnel ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja siis paratamatult, kui sa vähegi jälgid neid trende ja lähed nendega kaasa, siis sa sisuliselt muud ei tee, kui ainult sa kogu aeg teed midagi ümber. Sa kogu aeg kohaned millegiga, mis on siis parasjagu trendikas. Nüüd veel ohtlikum on minu meelest olla keegi, kes üritab kogu aeg trendikate rongide peale hüpata. Sellepärast, et kui sa kogu aeg hüppad ja meil on igasuguseid neid trendikaid teemasid, trendikaid valdkondasid, me oleme Eestis päris palju erinevaid trende näinud, ma mäletan, et mingi aeg oli hästi trendikas, siis kui sihuke nagu kinnisvara buum algas, siis oli hästi trendikas näiteks kinnisvaramaaklerite valdkond ja ühel hetkel märkasin, kuidas nagu kuidagi kõik, ma ise tegelesin kinnisvaraga tollel ajal ja siis ma märkasin, kuidas ühtäkki kõik mu tuttavad otsustasid hakata kinnisvaramaakleriks. Siis ma mäletan, et mingi aeg oli nagu hästi trendikas, kõik hakkasid fotograafideks, et ühtäkki kuidagi oli nagu mingisugune teema sellega. Siis kindlasti praegu on mingisugune selline coach'ide trend, kus justkui nagu on inimesi, kes on selles valdkonnas pikalt olnud ja on siis ka nagu neid inimesi, kes arvavad, et see on lihtsalt sihuke lihtne trendikas viis, on ju. Ma olen midagi teinud, ma olen midagi saavutanud, mul midagi anda, ma hakkan ka, on ju. Nüüd häda ei ole mitte selles, et sa vahepeal muudad mingit tegevusvaldkonda, suunda, on ju. Häda on lihtsalt selles, et kui sa kogu aeg muudad oma tegevusvaldkonda ja muudad kogu aeg suunda vastavalt sellele, mis tundub trendikana. Ja ma kunagi, ilmselgelt on see teema mind ennast huvitanud, ma olen ise sellest, ma arvan, mõnevõrra vähem võib-olla puudutatud olnud, sellepärast et mul on mingisugune sisemine, ma arvan, mingi protest või vastumeelsus selle osas, et lihtsalt teha asju nii, nagu kõik teised teevad. Aeg on näidanud, et see on lihtsalt minu jaoks hästi ebaloomulik ja mul on hästi raske seda teha ja siis, kui mul seda hästi raske seda teha, siis ega ma ei ole võimeline seda pikka aega tegema, ammugi mitte kvaliteetselt. Küll aga neid tasub vaadelda, neid tasub arvestada ja ma tahan sulle öelda ka seda, et väga paljud trendid, ma ütlen su kohe ennatlikult tegelikult selle ära, et väga paljud trendid on tavaliselt väga tugevalt kallutatud trendi looja poole. Ehk siis iga sellise trendi taga, kasutamegi hästi lihtsat näidet, oletame, et ma olen laevatootja, on ju. Mul on tehas, toodan laevu. Nüüd mina olen ilmselgelt huvitatud sellest, et laevakruiisid, laevaga sõitmine muutuks trendiks.
noh, alternatiivina võiks öelda, et toodan elektriautosid, on ju, mis tähendab seda, et ma olen väga huvitatud sellest, et elektriautodest saaks trend. Tuleme tagasi laevade juurde. Nüüd oletame, et ma siis toodan neid laevu, on ju, mis tähendab seda, et ma teen kõik endast sõltuva, kui ma laevatootja, siis ilmselgelt mul on ka ressursse, et seda teha, aga ma teen kõik endast sõltuva selleks, et laevasõidust saaks trend, sellepärast et kui laevasõit on trendikas, siis on hästi palju teenusepakkujaid, on hästi palju ettevõtteid, kes peavad mingit laevaliini ja mida rohkem on see siis muutumas trendiks, siis seda rohkem inimesi hakkab sõitma erinevate liinilaevadega ja kindlasti tekib juurde ka jõukaid inimesi, kes tahavad endale mingit paatilaeva, purjekat. Ehk siis ma olen väga huvitatud sellest, et ma saaksin globaalselt maha müüa selle idee, et laevasõit on kuidagimoodi kas siis hea, ökoloogiline, ökonoomne, see annab mingisuguse staatuse, see on kõige kiirem viis, kuidas ringi liikuda, mis iganes. Aga ma olen väga huvitatud sellest, et sellest saaks trend. Nüüd samamoodi on sellest huvitatud ka need, kes siis teevad mingisuguse ettevõtte, mis tegeleb laevaliiklusega. Nemad on samamoodi väga huvitatud ja nad on valmis seda lugu presenteerima, noh muuhulgas siis välja mõtlema igasuguseid lugusid, miks just nimelt laevaga sõitmine on parim valik üldse. Ja siis on need inimesed, noh, kellele see maha müüakse, sellepärast et eesmärk on ju siis ikkagi müüa pileteid, noh, minusugustele inimestele. Nüüd, kas laevaga sõitmine päriselt teenib meid või teenib see selle trendi looja huvisid? Vot see on nüüd see ülioluline küsimus, mida ma innustan sind ka endalt küsima. Mis tahes valdkonnas vahet ei ole, millise trendiga sa kaasa lähed. Et kas nüüd siis selle mingisuguse tehnoloogilise uuenduse või selle mingisuguse äristrateegia rakendamine, kas see päriselt teenib sind ja seda, mida sina oled loomas, üles ehitamas, või lähed sa lihtsalt kaasa mingisuguse siukse nagu massiga, mingisuguste lubadustega, mingisuguste ilusate lugudega. Keda tegelikult teenib see, kui nüüd sina sõidad laevaga ja sul on seeläbi võimalik kiiremini jõuda mingisse sihtkohta, väga hea. Kui see on sinu jaoks parem, soodsam valik, lase käia. Aga kui sina lähed seeläbi ülisuure ringiga ja siis hakkad ise endale seda maha müüma, sellepärast et nii sa oled kuidagi, ma ei tea, ökosõbralik või sellepärast, et see annab sulle mingisuguse staatuse või ammugi jumal hoia sellest, et kõik teised teevad ka nii, siis pane pidurit. Päriselt pane pidurit, sest et niimoodi on sul võimalik jääda nende võõraste laevade peal kogu aeg ringi sõitma, mitte kuhugi jõudmata. Sa sisuliselt paned lihtsalt ringi ratast, kogu aeg ostad uusi pileteid, aga mitte kuhugi välja ei jõua või siis jõuad välja kohtadesse, mis ei ole sinu sihtkoht ja siis seal on nagu mingi järgmine tüüp, kes ütleb, et jõu, kuule davai, et aga tule minu laeva peale, ma viin su kohale. Meenutab natuke nagu, ma ei tea, mingit Egiptuses ja Türgis ringlemist, on ju. Iga nurga peal mingi tüüp, kes nagu lubab, et ta viib su kuhu iganes sa jõuda tahad, on ju. Ja teine asi, mis mind on hästi kõnetanud, ma nii tahaks praegu, et mul oleks kusagile ära salvestatud olnud see reel, mida ma mõni aeg tagasi jumala juhuslikult nägin. Tegemist oli mul täiesti tundmatu mehega, kes kasutas sellist nagu terminoloogiat nagu merry-go-round of distraction. Ja ta tõi selle sisse, see oli nagu siuke lühike reel ja ma ei hakka seda sulle pikalt ümber rääkima või ma ei saagi seda teha, sest et ega ma tegelikult ei mäleta selle sisu enam detailselt, aga see kuidagi hästi kõnetas mind ja mulle hästi meeldis see nagu siuke termin, mida ta kasutas. Et see nüüd on siis see oht, millega me kõik põrkume, eriti siis, kui me oleme ettevõtjad ja eriti siis, kui võib-olla on mingisugune siuke platoo, et asjad enam ei edene ja siis tekib nagu paratamatult see küsimus, et kuule, et aga nagu kas tasub üldse edasi push ida või siis nüüd on aeg vahetada valdkonda, et võib-olla nagu see ongi see valdkond või see tegevus on ennast ammendanud ja siis tundub alati, et kusagil mingis valdkonnas kellelgi läheb hullult hästi. Ja paratamatult meil on erinevatel aegadel erinevaid valdkondasid, kus nagu liigub võib-olla rohkem raha või kus on nagu võib-olla suurem kollektiivne tähelepanu. Ja nüüd selle suurema kollektiivse tähelepanuga tulevad nähtavale alati mingisugused valdkonna tipud. Ehk siis need mingisugused inimesed, kes siis mingis vallas säravad. Ja üldjoontes igas valdkonnas on niimoodi, et selles valdkonnas on nagu mingisugused põhitegijad. On need siis nagu kas mingid isikubrändid või on tegemist suurte korporatsioonidega, aga igas valdkonnas kipuvad olema põhitegijad ja siis nende põhitegijate vahel on ära jaotatud enamus turust ja siis on nagu hästi palju selliseid väikseid tegijaid, kellest osad võivad väga kenasti toime tulla ja siis päris paljud lihtsalt hingitsevad. Ja kui sa nüüd hakkad nagu hästi kuidagi teadlikult vaatama, siis sa märkad, et see põhimõte, eriti meil Eestis, peab väga hästi paika. Ja meil tegelikult Eestis ka on nagu erinevates valdkondades mingisugused põhinimed, põhitegijad
ja valdavalt on nagu turg ei ole võrdselt ära jaotatud. Ja nüüd tavaliselt tegemist on inimestega, kelle edu tundub nagu nii lihtne. Noh, nad lihtsalt kuidagi nagu säravad ja võimalused leiavad neid ja raha leiab neid ja neil läheb hullult hästi ja siis see tundub, et see on nagu nii lihtne. Ja see on hästi ohtlik koht, sellepärast et me tavaliselt ei näe seda tausta. Ja meid on nagu kuidagi hästi tugevalt praegu sotsiaalselt õpetatud uskuma, et igaüks võib saada ükskõik kelleks, aga samas olgem ausad, ma võin nagu täiega vaadata, kuidas nagu võib-olla mingid 20-aastased sportlased võidavad olümpial medaleid, aga siis ma pean nagu täiesti aus olema ja tunnistama endale, et nagu mina ei saa nagu näiteks Henri Sildaru niimoodi neid trikke seal õhus teha ja olümpiahõbedat võita. No lihtsalt ei saa, ma lihtsalt aus endaga. Ja see ei tähenda seda, et ma ei võiks elus midagi saavutada, lihtsalt teises valdkonnas püsi nii-öelda enda reas, on ju. Ja selles enda reas püsimisest ma nagu tegelikult praegu sinuga räägingi. Et on hästi lihtne näha, no samamoodi kasutan korra seda kinnisvara näidet, et nagu mingi aeg ma nägin seda nagu hästi selgelt ja mul oli tuttavaid, kes tegelikult kinnisvara valdkonnas, just nimelt kinnisvara vahendades, päriselt tegid väga head raha, nagu väga head raha. Ja kõrvalt vaadates tundus, et nagu come on, mis see ära ei ole, ta lihtsalt läheb ja näitab mingit korterit või mingit maja mingisugusele tüübile ja siis paneb taskusse, ma ei tea, mingi 10, 20, 30 000 euri, nagu mis asja, vaata. Mina suudan seda ka. See on üliohtlik koht. Sellepärast, et me ei näe seda taustatööd, lisaks sellele me tegelikult ei jupita seda jada enda jaoks lahti, me ei saa aru sellest, et esiteks, ma ei ole täna selles kohas, ma ei ole see inimene, kes on see inimene, me ei ole äravahetamise nii sarnased. No ei ole võimalik võtta lihtsalt ööga välja vahetada mind ja seda inimest, nii et keegi sellest aru ei saaks. See inimene on kusagilt alustanud. Väga võimalik, et on alustanud õigest tutvuse ringkonnast. Väga võimalik, et ta nüüd on üles ehitanud selle suhtlusvõrgustiku. Väga võimalik, et see, mida ta teeb, tundubki niivõrd lihtsana, sellepärast, et ta on seda nii pikka aega teinud. Aga igal juhul alati igas valdkonnas on nagu mingisugused tipud, kes muudavad näiliselt selle mängu ülilihtsaks. Ja siis tekibki paratamatult selline, kuna me teiste sihukest nagu taustatööd ju ei näe, on ju, me näeme lihtsalt ise seda, kui palju me teeme tööd, kui palju me pingutame, tihtipeale niimoodi, et tulemusi ei ole või siis nagu soovitud tulemusi ei ole, ootused ei saa realiseeritud. Ja see on nagu nii ülilihtne vaadata kõrvale, näha kellegi teise edu tähes ära, tunda kadedust, olgem ausad, kadedus on seal alati mängus, tunda ka sihukest ebaõiglust ja siis luua selline seos ja tihtipeale see tekib hästi automaatselt, et okei, et aga äkki ma lihtsalt olen vales valdkonnas, vahetan valdkonda ja ma ju tunnen, et mul on ju ka need oskused, värgid olemas, ma võiks ju ka seda teha paremini kui tema. Ja vot siit läheb nüüd see sisuliselt ema mesilane, läheb enda tarust ära ja hakkab nii-öelda väikeseks töölismesilaseks mingisuguses muus tarus. Ja ma olen seda näinud ka mingite enda tuttavate puhul, seda sihukest pidevat valdkondade vahetamist ja ma ütlengi, et suva, kuidas see väliselt välja näeb. Küsimus on nagu selles, et millise sisemise ajendil sa seda teed. Kas tegemist on sellise upgrade'iga, liigun uuele tasandile, liigun edasi, ühest asjast kasvas välja midagi muud, mu huvi on muutunud, ma näen, et ma saan kuidagi seal paremini oma potentsiaali, oma annet väljendada, rakendada või siis tegemist on sellega, et see valdkond on muutunud trendikaks ja tundub, et seal liigub palju raha ja tundub, et seal on asjad nagu ülilihtsad. Sellepärast, et väga tihti sellise valdkonna vahetusega esiteks sa sisuliselt lammutad maha või siis lased ära närtsida nendel lilledel, mida sa oled pikka aega juba kasvatanud, istutanud. Ja teisest küljest sa lähed ja sinust saab nüüd see kõige väiksem sipelgas või kõige väiksem sihuke töölismesimumm täiesti võõras valdkonnas. Sa alustad jälle nii-öelda nagu kõige madalamalt pulgalt ja üsna peagi tõenäoliselt suure tõenäosusega ei saabu oodatud edu. Harva on ka erandeid ja tavaliselt erandite puhul siis see jada on teistsugune, on ju. Aga väga tihti tuleb siis seal põrkuda selle sihukese nagu seinaga ja arusaamisega, et oot, aga kurat, võtaks siin ei ole kõik asjad nii lihtsad. Et ei olegi nagu nii lihtne. Ehk siis see on see merry-go-round of distraction.
see sihuke ahvatlus pidevalt vahetada valdkonda, kohaneda mingisuguse trendiga. Okei, nüüd on trendikad nagu ma ei tea, laevad, hakkan laevu müüma, nüüd on trendikad elektriautod, hakkan elektriautosid müüma. Nüüd mulle tundub, et nagu kinnisvara valdkonnas mingid inimesed edenevad, hakkan sellega tegelema. Nüüd mulle tundub, et ma ei tea, seda teemat käsitletakse ühiskonnas hästi palju, selge, hakkan ise ka seda käsitlema. Ja niimoodi ongi nagu sihuke, nagu kogu aeg rändan ringi, justkui nagu tegelen erinevate asjadega, aga mitte kusagil ei kasvata sihukest nagu juured ei kasva kusagil alla või kusagil ei teki kandvat vundamenti, ei püsi kusagil piisavalt kaua, et tegelikult ennast üles töötada selles valdkonnas selleks tipuks. Ja olgem ausad, tippu jõudmine ei ole mitte niivõrd ainult aja küsimus, vaid ühest küljest on sügavuse küsimus. Ja paratamatult, mida rohkem sa mingisuguses valdkonnas püsid, mingisuguse asjaga tegeled, siis seda osavamaks ja paremaks sa selles muutud. No lihtne näide ongi seesama, et nagu puu ja juured, on ju, et kui sa kogu aeg istutad puud ümber erinevatesse pinnastesse, erinevatesse peenardesse, erinevatesse pinnastesse, siis ta ei saa mitte kusagil päriselt juurduda. Ja nii kui tuleb esimene torm, on ta kohe läinud. Nii kui natukenegi kliima muutub, siis ta on surnud. Et ole hea, ära seda endaga tee. Püüa märgata, et võib-olla, kui sa kusagil oled läinud seda teed ja seda teed on hästi lihtne minna, sest päriselt ka väga paljud sellistest trendidest on loodud väga põhjusega. Minu arust väga põhjusega meil ka nagu, kui me räägime mingist moest ja riietest, siis ka need trendid on nagu üha lühemad ja lühemad ja üha rohkem one size fits all, kehvad lõiked, sitt kvaliteet, meid kuidagi nagu harjutatakse ära sellega, sest et siis me kogu aeg ostame ja tarbime ja jookseme sinna-siia ja siis kusagil ei saa kõhtu päriselt täis. Et mina olen täna seda meelt, et tegelikult kui me räägime mis tahes valdkonnast, mis tahes ettevõtlusest, siis mida sügavamale puu oma juured ajab, siis seda kõrgemale saab ta kasvada, seda suurem saab ta võra olla ja see võtab aega, see võtab sõltuvalt valdkonnast ja sõltuvalt sinust umbmääraselt kaua aega. Küsimus ei ole ajas, küsimus on nii sisemises kasvus kui ka välises kasvus. Ja ma täiega tahaksin, et sa küsiksid endalt, et kas sellise kiire edu tagaajamine on väärt seda, et sa võtad endalt ära võimaluse päriselt mingisuguses valdkonnas saavutada seda tippu. Olla siis see nagu see kõige kõrgem, kõige viljakam puu, see keegi, kelle moodi hakkavad siis teised püüdma olla. Ja see on ka muide miski, millega sa pead arvestama, et kui sa tegelikult mingisuguses valdkonnas juba midagi saavutad, siis paratamatult saab olema inimesi, kes püüavad sind kopeerida, sind jäljendada, teha asju sinu moodi, siis tundub, et see on nii lihtne. Tundub, et mis see ära ei ole, on ju, tundub, et teekond ongi lihtsalt ainult mingi tähesära ja märgid, eks ju. Ja sind ei tohiks see siis kuidagimoodi mõjutada. Et alati saab olema kadedaid inimesi ja suures plaanis sul elus ongi võimalik valida, kas sina oled üks nendest, kes pidevalt kadestab teisi ja siis kuidagi iseennast mürgitab, iseennast õõnestab ja saboteerib ja siis kogu aeg säbeleb ringi ja püüab siis kusagil teisi nende mängus üle mängida või siis sa annad omaenda asja. Igal juhul trendid, õpi ka rohkem vaatlema, küsima endalt olulisi küsimusi ja ära siis iga laevaga igale lõpuringile mine, sest kõik need ringid ei pruugi nii lõbusaks osutuda ja ei pruugi sind välja viia sinna, kuhu sa tegelikult jõuda tahad.